Jah, nii on. Ma katsun olla inspireeriv. Ma ei saa lubada, et see välja tuleb. Aga sisuliselt vaatame sisse 3 algatusse ja just seda algataja poolt, et kuidas algatajad nägid seda protsessi ja mis olid nende tunded ja kuidas see protsess kujunes. Taustast nii palju, et viisime koos kaasüliõpilastega eelmisel sügisel uurimuse läbi. Tahtsimegi siis vaadata, et aga mis mõju on rahvaalgatustel. Ja selleks valisime välja siis 3 algatust. Vaatasime, et need oleksid erinevad mingil määral. Ja selleks siis viisime läbi siis intervjuud nii algatajatega kui ka siis ühel juhul menetlejaga, et siis saada seda nagu sisepilti, et kuidas see kõik kujunes ja miks see algatati ja kuidas näiteks allkirju koguti ja kõike seda. Kõigepealt siis KOV-tasandi algatus, et Ei asfaldile Nõmme Mustamäe maastikukaitseala metsas, mille sisu oli praktiliselt see, et kohalik kogukond oli vastu sellele, et rajatakse terviserajad Sütiste metsa, mis asub siin Tallinnas Mustamäe linnaosas. Ja kohalikele elanikele tuli see nagu hästi suure šokina, kui nad järsku avastasid 2022 aasta märtsis, et puid hakatakse maha võtma. Et sellist nagu infot ja kommunikatsiooni oli vähe ja see ei olnud ainult, et pisike kiltkond inimesi tunneb nii, vaid et väga palju inimesi tundis, see oli ootamatu ja võib-olla mida linnavalitsus ei osanud arvata, et inimeste jaoks oli see mets nagu väga armastatud koht ja tunti seda kui millegi isikliku kallale minemist. Ja see liitis inimesi ja nii-öelda nagu vallandas need järgmised sündmused. Nüüd asi läks nii edasi, et linnavalitsuse projekti vahepeal peatas, ei tühistanud, peatas, et vaadata edasi, mis siis saama hakkab. Nüüd kohalikud elanikud, siis mõned neist aktiivsemad asutasid ka MTÜ ja otsustasid, et teevad ka algatuse, et just panna siis kokku koguda need inimesed, kes on sellele vastu ja näidata kuskil reaalses formaadis, et ei ole et mõned inimesed nii arvad, vaid on see ikkagi laiapindsem ja vastuolu sellele on suur. Ja seda siis ka tehti. Ja allkirjade kogumine siin, mis on tegelikult hästi kihvt näide, et ei olnud ainult internetis, vaid oli ka paberil allkirjade kogumine, mis tähendab see, et suuremas osakaalus saab ka kaasata eakamaid inimesi, kes võib-olla nii väga sinna interneti ei satu või ei oska isegi seda teha. Ja kihvt oli kuulata algatajate poolt, kuidas sellest metsast endast sai siuke nagu ühendav koht, et sinna pandi puude külge paberitel telefoninumber, et helistame, tuleme sinu juurde, sa saad oma allkirja anda, kui sa soovid toetada seda, et see oli siuke kõik ühendav koht. Nüüd huvitav oli see, et augustis, selle sama aasta augustis, siis vahepeal linnavalitsus oli otsustanud, et nad projektiga ei jätka ja tühistavad selle projekti. Aga algatus oli siis veel poolel allkirjade kogumise faasis ja algatajad tahtsid ikkagi algatusega edastada menetlejale siiski, sest et niimoodi kõrvalt analüüsides tundus, et seal oli nii suur see usaldamatuse õhkkond linnavalitsuse ja kui ka siis kohalike elanike vahel, et neil ei olnud seda usaldust, et kas ikka tühistatakse, et ehitusluba on alles, et me ei tea, et see usaldamatus oli hästi suur ja algatajad ise ütlesid, et nad tahtsid, et mingi märk jääks ikkagi maha, et oleks näha, et mingi töö on tehtud, inimesed on oma meelsust näidanud ja selline, et põhimõtteliselt tulemus küll saavutati, aga selle menetlusega ei olnud nagu üldse rahul ja kõik see kaasamine ei olnud päris nii nagu oodati. Aga lähme edasi teise algatuse juurde, mis on siis nüüd juba teistsugune. Kui Maarja-Leena enne näitas slaidi pealt ühte kategooriat professionaalne huvikaitse, siis ma mõtlesin, et see vist võiks sinna minna. Et siin on siis loomakaitse teema, et siin on jällegi algataja on tegelikult teistsugune, et kui eelmine algatus oli süke orgaaniline, tekkis ja mingi sündmus vallandas selle, siis siin on konkreetselt näha, et siin algataja on Eesti Loomakaitse Liit, kes edendabki siis mingeid huvisid ühiskonnas ja on valinud näiteks selle algatuse vormi, et konkreetselt siis ketikoerte keelustamist siis sisse viia. Ja nemad on selles suhtes ka erinevad, et neil oli juba selleks ajaks 2 algatust taga, neil olid andmed kogutud, statistika oli olemas, erinevad ekspertarvamused olid ka olemas, et kõike seda iseloomustas siuke planeeritus ja läbimäällus, et me teame, mis me teeme, et see algatus on üks viis, kuidas seda debatti nagu ühiskonda tõstatada ja üritada seda muutust nagu läbi viia.
ja nemad ka rääkisid, et see allkirjade kogumine oli neil peamiselt läbi sotsiaalmeedia kampaania, sest et kui praegu vaadata, siis Eesti Loomakaitse Liidu Facebooki jälgijaid on 29 000. Ehk siis see on juba nii hea kanal neile, et nad ütlesid, et neil ei ole, et nad ei näinud mingit vajadust tänavakampaaniat teha või sükest suuremat reklaamkampaaniat, sest et sealt sai selle kätte ja nagu näha, siis 11 000 allkirja tuli kokku ja ma vaatasin, et see on nüüd siis top 14 allkirjade arvu koha pealt. Kuigi nad ise ütlesid, et võib-olla oleks neid ka laiema kampaania teha, et veel rohkem seda allkirju saada, aga iseenesest ei olnud vaja. Allkirjad saadi kokku, nüüd anti siis edasi Riigikogule ja see läks siis maaelukomisjoni, kus siis seda arutati edasi. Ja kaasati algatajad said rääkida ja arutati selle üle. Nüüd eelmine aasta me tegime sügisel selle intervjuu ja seal algataja ütles, et 2 aastat on mööda läinud ja tegelikult mingit muutust ei ole saavutatud ja lihtsalt oli see pettumus jälle selle menetluse etapi osas, et lihtsalt, et see on niivõrd aeglane. Et saaks siis teada, et kas või mis, kuidas, kas tegeletakse või ei tegeleta, et lihtsalt, et algatus on tehtud ja 2 aastat hiljem ikka ei tea, mis saab edasi. Aga positiivse koha pealt nägid, et vähemalt see on siis võimalus, kuidas diskussiooni algatada. Ja kolmas algatus, mida me vaatasime täpsemalt, oli siis automaksu vastane algatus. Ja see siis sai muidugi alguse 2 aastat tagasi, kui poliitikud soovisid automaksu kehtestada. Ja siis mõned algatajad, seal on selline tuumik, 3 inimesest koosnev tuumik oli seal, kes nägi, et sellist ühiskondlikku debatti sellel teemal on vähe. Selline päris debatti, et analüüsitud, et arutaksime, kas see on hea mõte, millisel kujul oleks ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ja just seda pahameelt on nii palju, et seda võiks kuidagi kanaliseerida ja rahvaalgatuse vormis seda võiks teha. Ja nii nad siis tegidki ja see on muideks ka kõige populaarsem algatus tänini sellel rahvaalgatuse platvormil, 65 000 allkirja ja jällegi algatajad olid siin ka teistest erinevad, et see on kihvt, et kõik algatajad on erinevad, kelle me tegelikult vaatasime, et siin on jällegi 3 inimesest koosnev tuumik, kes küll selle jälle tegelikult mingi sündmus automaksu kehtestamine vallandas selle, et tehakse MTÜ ja siis tehakse ka algatus, MTÜ siis Eesti Autoomanike Liit. Ja seal olid juba inimesed, kellel on päris head kontaktid, ressursid ja võimekused, et sellist suuremat kampaaniat ka läbi viia. Et üks neist oli ka kommunikatsiooni inimene ja need ise ka rääkisid, et kuidas neil oli tegelikult meediaplaan oli paigas. Kogu kampaania jooksul nad lasid välja üle 300 pressiteate, andsid intervjuusid väga tihti. Facebookis näiteks jagasid postitust selle kohta, et tulge kirjutage alla, toetage meie algatust, et seda juba inimesed jagasid 20 000 korda, et siin oli jälle selline professionaalsus ja läbimõeldus hästi palju sees. Ja saadi muidugi allkirjad täis, sest 1000 on lävend ja mindi siis edasi siis Riigikogusse sellega ja rahanduskomisjoni, kus siis ka oli kaasamine, aga algatajad jälle seal tundsid, et see on näiline kaasamine, et tegelikult poliitiline otsus on tehtud ja huvi puudus, et siin ei ole mingit päris debatti, et jäi selline pettumus jäi sisse. Ja nüüd, kui võtta need 3 algatust kokku, siis ühine kriitika tegelikult algatajate poolt ongi see, et see menetlemise etapp on läbipaistmatu ja täpselt ei tea, mis saab edasi ja millal saab edasi, mis on järgmise etapid, et see on hästi, hästi keeruline ja esimese näite puhul ka on see usaldamatus kohaliku elanikkonna ja linnavalitsuse suhtes. Et see on selline põhiline kriitika. Aga plusspoole pealt, ka kõik välja tõid, siis tegelikult nad on tänulikud, et selline platvorm nagu rahvaalgatus on olemas, sest see annab päris hea võimaluse siin erinevaid teemasid päevakorras hoida, diskussiooni tekitada või siis ka erinevatele probleemidele ühiskonnas tähelepanu juhtida. Ja selline see algatajate maailm võib olla. Aitäh! Kas Jürgeni ja aplausi koht? Kas Jürgenile on küsimusi või kommentaare saalis? Kui ei ole, siis ma ise küsiksin, et kas see hiireklikk rahvaalgatuse platvormil on selle dialoogi diskussiooni algus või lõpp-punkt? No ja küsimus selles suhtes oleneb algatusest kindlasti. Aga võib-olla nende näidete põhjal, mis te vaatasite, kuidas tundub? Ma arvan, et see on ikkagi selles suhtes klikk, et see laiemaks viia. Et kuskil see mingi diskussioon peab juba olema, aga see on viis, kuidas saab seda ühiskonda laiemalt viia ja inimesed saavad selle üle arutada ja võib-olla see ka kuskile läheb ja muutus saab päriselt ellu viia.
et ma arvan, et see on võib-olla üks selline nagu võtmeteema ka, eks ju, et kui me räägime osalusest ja dialoogist, et mis on see täiendav mõte ka sellele kodanikul, et allkirja tegelikult ei ole ju keeruline anda, aga kas see on see osalus, mis me nagu sellises heas aruteluks nagu peame? Jaa, no seal on tegelikult võimalus ka ühisloome faas, et põhimõtteliselt saab siin nagu kommentaare ette, kuigi ma saan aru, et palju seda kasutati nende juhtumite puhul? Pigem oli see kriitika, et sinna tuleb sellist igasugust mudru, et mitte päris tõsiselt võetavaid kommentaare ja kuidas üldse seda nagu arvesse võtta ja nii edasi, nii et nagu sellises formaadis arutelu, mingis päriselt väga heas arutelu formaadis nagu selles võttes ei toimi, aga jah, eks näis.